Vladimir Putin on otsustanud tuua Nõukogude ajastu Venemaale tagasi. Ja tundub, et teda ei huvita, kuidas ta seda teeb. Sissetung Ukrainasse pidi olema lähtepunkt, kuid 4,5 aastat kestnud võitlus peatas Putini plaanid. Nii et Putin on muutnud oma suunda. Kui ta ei suuda taastada vana Nõukogude Liidu impeeriumi, toob ta midagi muud. Nõukogude ajastu vaesuse. Me oleme siin sarkastilised, aga just Putini tõttu on Venemaa nälgimas. Panganduskriis, mida Putini ajastul pole varem nähtud, ähvardab, kuna pankrotid kasvavad hüppeliselt ja Kremli loodud süsteem variseb kokku. Venemaa pangad on hävingu äärel. Ja nüüd on vaja vaid väikest tõuget, et Venemaa majandus täielikult kokku kukuks. Lekkinud Euroopa luurearuanne paljastab probleemi ulatuse, millega Venemaa pangandussüsteem silmitsi seisab. Reuters, kes sai dokumentidega tutvuda, ja International Business Times teatasid, et luureandmed näitavad, et Venemaal suudetakse vaevu ohjeldada plahvatuslikku panganduskriisi, kuna 2025 aastal kuulutas üle 500 000 inimese end pankrotis olevaks. Venemaa pangad puutuvad üha enam kokku halbade laenudega, mille on võimaldanud Putin ja Kreml, soodustades laenu andmist ning toetades panku meeleheitlikus katses hoida Venemaa sõjamajandustöös. Praegu ütleb raport, et ettevõtete laenude osakaal, mida tõenäoliselt Venemaa pankadele kunagi tagasi ei maksta, on tõusnud 10%-ni, mis on tõeline kriisipiir. See ei ole lihtsalt kõikumine Venemaa pankade jaoks, see on katastroof. Ja see kõik toimub sellepärast, et Putin ja tema Kremli käsilased on nii ebakompetentsed, et nad lõid ideaalse pinnase just selle asja kokkuvarisemiseks, mida Venemaa kõige rohkem vajab, et ellu jääda. Telegraaf avaldas 6. juuli raportis Venemaa peatsest finantskrahist, et just Kreml tekitas selle kriisi, sundides panku laene väljastades tavapärasest krediidikontrollist loobuma. Isegi laenud ise ei olnud Kremli mõjust vabad. Paljusid neist subsideerib Putin, püüdes jätta muljet, et Venemaa majandus on tervem, kui see tegelikult on. Neid laene antakse kaitsetööstusettevõtetele, kes püüavad toota piisavalt relvi, et sammu pidada Venemaa naeruväärse kaotuste määraga Ukrainas. Samuti koduostjatele, kes maadlevad kinnisvaraturul, kus hinnad tõusid 2025 aastal kuni 14%. Kahtlaseid laene tohutute intressimääradega, mille taga on Kreml, on antud ning paratamatu on juhtumas. Vene inimesed ja ettevõtted ei suuda oma laenumakseid tasuda. Kõik see tähendab, et Venemaa pangad on nüüd koormatud halbade laenudega, mida ei suudeta tagasi maksta, ja Kremlil hakkavad võimalused olukorra varjamiseks otsa saama. See on juba proovinud kõike, mis pähe tuleb. Riigi toetatud krediidiprogrammid enam ei toimi. Laenude restruktureerimise mehhanismid, mida Venemaa püüdis nende võlgade varjamiseks kasutada, lagunevad koost. Isegi Venemaa keskpangale avaldatav surve intressimäärade alandamiseks ei anna piisavalt tulemusi. Need määrad jõudsid 2025 aasta keskpaigaks 20%-ni, mis on küll madalam kui kümnendi kõrgeim tase 21%. Ja kuigi need määrad on nüüdseks langetatud 14,25%-ni, on see ikkagi naeruväärselt kõrge intress, mis muudab paljud Venemaa pankade poolt heaks kiidetud laenud taskukohatuks. See tähendab, et Venemaa majandus on kriisis. International Business Timesi sõnul näeme siin Putini otsuse tagajärgi kasutada Venemaa panku tema hullumeelse sõja kulutamise amortisaatorina. Pangad pidid suutma sõja finantsšoki üle elada, lähtudes Kremli eeldusest, et Ukraina kaitse oma territooriumi eest variseb kokku, kuid see kaitse püsib endiselt tugevana. 4,5 aastat pärast sõja algust on Venemaa suutnud okupeerida vaid umbes 20% Ukrainast ning suurem osa sellest saavutati juba 2014 aasta esialgse agressioonikampaania ajal ja 2022 aasta sissetungi esimestel kuudel. Sellest ajast alates on edasiminek olnud aeglane, kuna Venemaa on valanud miljardeid võitlusse, mida ta ei võida. Nüüd maksavad Venemaa pangad hinda Kremlis tehtud eelduste eest, mis on osutunud rängalt valeks. Mõned Venemaa pangad teatavad isegi, et kuni 15% nende tarbimislaenudest on nüüd maksehäiretes. Nii inimesed kui ka ettevõtted, kes hoiavad kogu süsteemi elus, lagunevad koost ja Venemaa on jäänud katastroofilisse pangandustsüklisse kinni. Iga läbikukkumine toob kaasa rohkem võlgu, mis viib ümberkorraldusteni ja seejärel veelgi suurema riigi sekkumiseni. Kõik selleks, et Kreml saaks jätkata teesklemist, nagu poleks midagi valesti. See tsükkel muutub spiraaliks ja selle lõpus ootab üks asi, mis hävitaks Venemaa sissetungi Ukrainasse lõplikult. Venemaa majanduse kokkuvarisemine. Meile meeldib seda öelda Putin. Pole ju nii, et polnud piisavalt hoiatusmärke, et see sinu väike riigi toetatud skeem oli lagunemise äärel. Alustame halbade läänude probleemist. Juba. 2025 aasta juulis teatas Bloomberg, et mõned Venemaa juhtivad pangajuhid olid oma laenuportfelle uurinud ja kõik nägid probleeme. Need juhid avastasid, et nende portfellide kvaliteet oli palju halvem, kui ametlikud andmed väitsid.
ja see käivitas eraviisilised arutelud võimaliku riigi toetatud päästepaketi üle juhuks, kui nende pankade portfellides olevad paljud halvad laenud hakkaksid veel rohkem probleeme tekitama. Sellist päästepaketti on praegu ebatõenäoline oodata, sest Venemaa majandusprobleemid on nii tõsised, et raha hakkab otsa saama. Aga sellest räägime hiljem. 2025 aasta juulis oli ametlik Venemaa seisukoht, et riigi pangandussüsteem on heas seisus. Jah, halbu laene oli, aga iga pank peab sellega tegelema. Aga üldjoontes kordas Kreml samu vanu jutte, et Venemaa pangandussektoril läheb üsna hästi. Aga omavahel rääkides arutasid vähemalt 3 Venemaa juhtivat laenuandjat juba võimalust, et nad võivad järgmise 12 kuu jooksul vajada rekapitaliseerimist. Peaaegu täpselt 12 kuud hiljem on meil nüüd Euroopa luureraport, mis näitab, et kõik need mured olid õigustatud. 2026 aasta alguses hakkasime nägema rohkem märke. 5. veebruaril teatas ajaleht Moscow Times sellest. Moskva krediidipank, mis on Venemaa 7. suurim laenuandja ja millel on väga tihedad sidemed Rosneftiga. Moskva krediidipank teatas 2025 aasta 4. kvartalis $117 miljoni suurusest puhaskahjumist. Kuigi pank jäi kogu aasta jooksul kasumlikuks, vähenes tema aastane puhaskasum võrreldes 2024 aastaga kolmandiku võrra. See kahjum tuli pärast seda, kui riigile kuuluvad pangad said Venemaa rahvuslikust heaolufondist kokku $13,3 miljardit, mida nimetati tol ajal erakorraliseks rekapitaliseerimiseks. Praod hakkasid ilmnema ja juba päev hiljem avaldas Euromaidan Press kogu ulatuses selle mädaniku, mis Venemaa pangandussüsteemis peitus. See viitas Ukraina välisluureteenistuse raportile, mis ütles, et Venemaal on mittetoimivate laenude osakaal jõudnud 11% kõigist laenudest, mis ületab 10% piiri, mida peetakse süsteemse panganduskriisi läveks. Sama raport avaldas, et Venemaa pankade kasumid olid 2025 aastal langenud 8% võrra ning kapitalikulude tootlus oli langenud 18%-ni. Jällegi kordusid samad süüdistused, mis esitati ka hiljutisemas Euroopa raportis. Restruktureerimine, päästepaketid, valed. Kreml varjas massiivselt põlvili vajunud pangandussüsteemi tegelikku seisu. Probleemsed varad olid Venemaa pangandussüsteemi keresse juba mõra löönud ja alates veebruarist pidi olukord ainult hullemaks minema. Viimase luureraporti kohaselt on üle 500 000 pankrotti nende probleemide loomulik tagajärg. Aga jällegi, igaüks, kes oli tähelepanelik, oleks näinud, et Venemaa võlakohustuste täitmata jätmised olid juba hakanud liikuma väga ebatervislikus suunas. 9. mail avaldas ajakiri Fortune raporti, mis paljastas kogu olukorra. Kuna Venemaa sisemajanduse koguprodukt ehk SKP kahanes 2026 aasta esimeses kvartalis aastaga 0,5%, mis tõenäoliselt viitab majanduslanguse algusele, hakkasid Venemaa ettevõtted makseid viivitama. 2024 aastal oli Venemaal 11 tehnilist maksejõuetust. 2026 aastal saavutati sama arv vaid 3 kuuga. Pankadel tuli 2026 aastal refinantseerida 2 korda rohkem võlga kui eelmisel aastal. Ning Vene ettevõtted pidid toime tulema ka Iraanis toimunud operatsioon Epic Fury põhjustatud inflatsioonisurvega. Need ettevõtted võisid arvata, et surve on kadunud, kuid see võib kiiresti tagasi tulla, sest 8. juulil teatas USA president Donald Trump, et relvarahu Iraaniga on läbi ja rünnakud jätkuvad. Valu on Venemaa ettevõtlussektoris kuhjunud samamoodi nagu kodumajapidamiste sektoriski. Juunis teatas RBC Ukraine, et Venemaa ettevõtted olid kogunud üle $117,5 miljardi võlgu ning probleemsete maksete arv ulatus veebruari lõpuks 6,7 nii. New Voice of Ukraine teatas samuti, et Venemaa tehnoloogiafirmad vajuvad üha sügavamale võlgadesse, kuna selle sektori suurimate ettevõtete kohustused kasvasid. 2025 aastal 53% võrra, ulatudes $27,1 miljardi. Süütenöör oli juba ammu enne šokeerivat Euroopa luureraportit põlema pandud. Nüüd on dünamiit, millega süütenöör oli ühendatud, kohe leeki puudutamas. Ja kui see juhtub, lendab Venemaa pangandussektor õhku ning see on kõik Kreml süü. Ja Vene rahvas teab seda. Nad näevad, mis toimub ja nad on teinud midagi, mis näitab, et nende usaldus Venemaa pankade vastu on kadunud. Aga enne kui me avalikustame, mis see on The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja panna teavitused peale, et näha rohkem meie kanalilt. Venemaa kodanikud, keda Vene pangandussektori plahvatus kõige rohkem mõjutab, püüavad võtta pankadest välja nii palju oma raha kui võimalik. 8. juunil teatas United 24 Media, et tavalised venelased võtsid eelmisel mais pangandussüsteemist välja hämmastavad $13 miljardit sularahas, mis oli selle kuu suurim väljavõtete maht viimase 30 aasta jooksul.
See järgnes sellele, et venelased võtsid märtsis pankadest välja $3,8 miljardit ja aprillis veel $8,5 miljardit. Meil ei ole veel juunikuu andmeid, kuid meid ei üllataks, kui näeme, kuidas pankadest võetakse välja veel miljardeid, kuna venelased saavad kiiresti aru, et kogu süsteem on kriisirežiimis. Parem on omada raha käepärast, kui hoida seda pangas, mis võib ilma ette hoiatamata kokku kukkuda, kui Kremli loodud mull lõhkeb. Ukraina välisluureteenistus lisab, et 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul kasvas Venemaal ringluses oleva sularaha hulk $17,2 miljardi võrra, mis on suuruselt teine näitaja alates arvestuse algusest. Millal toimus suurim väljavõtmine? Paanikaga täidetud 2020 aastal, kui algas COVID-pandeemia ja venelased võtsid pankadest välja $18,6 miljardit. On selge, et usaldus Venemaa pangandussüsteemi vastu on kadunud. Inimesed võtavad suuri summasid raha välja, sest nad usuvad, et muidu kaob nende raha ära. Nad ei usalda enam ka viipemakseid, eriti kuna Putini internetipiirangud tähendavad, et venelased võivad kaotada võimaluse selliseid makseid teha tundideks või isegi päevadeks. Ja muidugi, iga väljavõtte vähendab panga likviidsust, mis on viimane asi, mida Venemaa pangandussektor praegu vajab, kui arvestada kogu seda halbu laene, mis neil hetkel on. Kas pole tore näha, et Kreml on milleski edukas? Nad külvasid selle kriisi seemned juba aastaid tagasi ja nüüd on mädanenud viljad lõpuks kasvama hakanud. Muidugi on Vene võimud sellest mädanenud viljast suu täie võtnud, valu trotsides naeratanud ja püüdnud käituda, nagu oleks kõik täiesti normaalne. Sanktsioonid on mänginud suurt rolli selles, mida me praegu näeme, kuid Sberbanki, mis on Venemaa suurim pank, finantsjuht ütleb, et sanktsioonid ei ole probleem. Kõik suuremad pangad on juba sanktsioonid all ja kui need 2022 aastal kehtestati, oli pingeid. Taras Skvortsov ütles Reutersile lisades, aastaks 2026 on kõik sellega nii harjunud, et paljud sanktsioonide all olevate pankade kliendid ei tea isegi sanktsioonidest midagi. Tüüpiline Vene vastus. Pane pea liiva alla ja valeta inimestele, lootes samal ajal, et saad nagu filmis Shaun of the Dead lihtsalt oodata, kuni see kõik möödub. Aga apokalüpsis on tulemas. Panganduskriis on väga reaalne. Ja kuigi pankurid üritavad meid veenda, et pole põhjust muretsemiseks, näeme me kulisside taga samme, mis viitavad sellele, et Kreml üritab olukorda, mille ta ise tekitas, kuidagi kontrolli alla saada. Aga see kontroll pole eriti tugev. Selle asemel, et võtta ette töömahukas lahendus ja tegelikult midagi ette võtta, pole Venemaa keskpank öeldud mitte midagi selle kohta, mis toimub. See erineb veidi aastast 2025, kui keskpanga juht Elvira Nabiullina ütles Venemaa rahvale, et pole mingit vajadust Venemaa suurimate laenuandjate rekapitaliseerimiseks, kui Venemaa seisis silmitsi sarnase probleemiga. Venemaa jätkas seejärel oma laenuandjate varjatud rekapitaliseerimisega. Kui peaksime oletama, siis tõenäoliselt on Venemaa suur lahendus 2026 aastal see, et nad viskavad pankadele rohkem raha, lootuses, et need ei läheks pankrotti. Selle asemel, et hakata lahti harutama riigi toetatud laenude segadust, mida Kreml sunnib panku heaks kiitma ja mis selle olukorra üldse tekitas. Tõepoolest, Vladislav Inozemtsev, kes on Chatham House'i mõttekoja Venemaa ja Euraasia programmi kaasuurija, toob välja huvitava tähelepaneku. Suur osa sellest võlast, millega Venemaa pangad tegelevad, on läinud konkreetsele majandussektorile ning Kreml sekkub paratamatult rahasüstiga. Pole kahtlustki, et need makstakse lõpuks riigi poolt tagasi või tõenäolisemalt maksab valitsus nende pealt intressi edasi õigel ajal, et mitte pankade olukorda keerulisemaks muuta. Isegi kui osa laene ei maksta kunagi tagasi, annab keskpank mõjutatud pankadele vajaliku likviidsuse, ütleb analüütik, märkides, et üle poole Venemaa pankade bilansis olevast ettevõtete võlast on kaitsetööstusettevõtetele antud ettevõttelaenud. Nii plaanib Venemaa oma panganduskriisist välja tulla lihtsalt rohkem kulutades, kuid siin on üks probleem. Seda tüüpi lahendus oleks võinud töötada paar aastat tagasi, kui Venemaa majandus tundus tugev. Naftale kehtestatud sanktsioonidest suudeti edukamalt mööda hiilida ja kaitsesektor teenis raha. Aga nüüd on aasta 2026. Sanktsioonid on nüüd tugevamad kui kunagi varem. Ukraina droonid hävitavad Venemaa naftarafineerimistehaseid ja rajatisi, põhjustades Kremlile iga kuu miljardite dollarite suuruseid kahjusid. Ja see kaitsesektor ei tundu enam nii tugev. Kui see oleks nii, ei oleks Kremlil vaja seda päästa halvade laenude eest, mida pangad on sellele andnud. Venemaa jõuab majandusliku lõppmänguni ja raha, mida ta vajab oma pankade päästmiseks, saab kiiresti otsa. Me mainisime Venemaa rahvusliku heaolufondi ja seda, kuidas seda on varem kasutatud pankade päästmiseks. Ukraina Kiievi instituudi andmetel on selle fondi varad langenud 6,5% Venemaa SKP-st 1,8%-ni 2026 aasta aprilli seisuga. Sama instituut märgib, et 2026 aasta esimeses kvartalis langes Venemaa nafta- ja gaasitulu aastaga 45%, mis tähendab, et Kremlil on palju vähem raha, mida maksustada.
Eelarvevälised rahastused, kahtlased pangalaenud ja kiire krediidi laienemine, mida Kreml on juhtinud, viivad kõik majanduslikku sohu, mille tulemuseks on see, et Venemaal ei ole raha oma pankade päästmiseks ega Ukraina sissetungi toetamiseks. Pea meeles, et Venemaa majandus on praegu väga kehvas seisus. Riigi enda majandusarengu ministeerium on juba kärpinud oma 2026 aasta SKT kasvuprognoosi 1,3%-lt 0,4%-le. Ja isegi see tundub ambitsioonikas, arvestades, et 2026 aasta esimeses kvartalis SKT hoopis langes. Venemaal on praegu ka tohutu eelarve puudujääk. 10. juunil teatas ajaleht Moscow Times, et see puudujääk on 2026 aasta esimese 5 kuuga kasvanud $83,5 miljardi, mis on juba 60% üle Kremlis seatud aastase eesmärgi. Lühidalt öeldes on asi lihtne. Venemaale tuleb vähem raha sisse, kuid Putini hullust sõjast tingitud kulutused kasvavad. Kust leiab Kreml raha, mida ta vajab pankade päästmiseks? Kellelgi ei paista olevat vastuseid ja nüüd on võimalus Venemaa haavas nuga veelgi sügavamale keerata. Oleme puudutanud sanktsioonide rolli Venemaa panganduskriisis. Need sanktsioonid muudavad Venemaa ettevõtetele raskemaks oma toodete valmistamiseks vajaliku hankimise, mis omakorda põhjustab müügi langust, vähendab tulusid ja teeb ettevõtetel keeruliseks pankadele võlgade tasumise. Tulemas on veel sanktsioone. Praegu valmistab Euroopa Liit ette oma 21. sanktsioonipaketti Venemaa vastu. Pravda teatel arutatakse seda paketti 80. juulil alaliste esindajate komitee koosolekutel. Ja kuigi on võimalik, et paketi vastuvõtmine lükkub sügisesse, eriti kui juuli aruteludel kokkuleppele ei jõuta, on tegelikkus see, et see on tulemas. Ja lisaks sellele käivad arutelud Venemaa nafta hinnalae üle, mida käsitletakse eraldi sanktsioonide paketist, ning mis võib põhjustada veelgi suuremaid majanduslikke raskusi. Aeglaselt, kuid kindlalt kasvab surve Venemaa majandusele. Kreml võib proovida päästepakette. Nad võivad proovida kulutada raha, mis saab kiiresti otsa, et hoida illusiooni, nagu nende pangandussektor poleks kokku varisenud. Aga numbrid ei valeta. Halbade laenude ja pankrottide arv kasvab ning Kreml suudab vältimatult edasi lükata vaid teatud aja, kuni kõik kokku kukub. Vene pangandus on raskustes. Aga sama võiks öelda ka kogu riigi majanduse kohta. Panganduskriisi taga on lugu langevast SKP-st, tohutust tööjõupuudusest ja kodumaistest ettevõtetest, kes massiliselt uksi sulgevad. Pankadele rahasüsti andmine ei lahenda Venemaa eelseisva kriisi tegelikke probleeme. Ning kui tõsised need probleemid on, saad teada meie videot vaadates. Kui sulle see video meeldis, vajuta telli ja pane märguannete kelluke tööle, et näha rohkem The Military Show analüüse Venemaa sisemistest ja sõjalistest läbikukkumistest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!